Ja Tartus oli sel ajal palju põnevaid asju. Oli neid, mis pakkusid ennast välja, oli neid, mis olid tasased. Mõni looja, kelle nimi vilksatas siin ja seal, kuni see nimi hakkas vilksatama nii sageli, et oma mõtet temale pühendades ei saanud enam aru, kas võib see tõesti nii olla või on inimene ikkagi salaja ajamasina leiutanud. Aga seda oleks siis pidanud ka kõige muu kõrvalt tegema. Muusikaga on ikka nii, et see sünnib salaja. Filmidega ka treitakse kuskil. Võib-olla lõpuks näidatakse üle ilma ekraanidel, aga kus nad siis sündisid? Kusagil kontorites, kellegi südames, vaataja silmis ja maalidega samamoodi. Kunstnik on loomise hetkel ikka üksi, nagu sünni hetkel. Kui pärast suuri summasid antakse või kui ta oma pildid kuskile laia ilma viib, kus kõik neid näha saavad, siis me nagu tunnustame seda üksi olekut. Ole veel üksi. Selle tulemus teeb meile head ning annab põhjust koos olla